Minu nimi on Aivar Piisner, olen jaamade müügijuht. Tere, minu nimi on Arvo Aruve ja praegusel hetkel töötan projektijuhina, olen olnud erinevatel ametikohtadel üle 30 aasta. Alguses, kui Järve jaam lahti tehti, siis oli meil veel käibel, siis oli nagu rubla aeg ja siis oli ka veel valuuta, sest siin oli niimoodi, et hästi palju käis välismaalased, siis oli just see avanemise periood ja uue aja algused, siin oli igasuguseid ärimehi ja kõik ja Järve oli selline hästi kuum koht, kus nad kõik kohtusid. Ma mäletan, see kohvik oli seal eriti selline hea kogunemiskoht. See oli kõige suurema tolle aja mobiiltelefonide kontsentratsiooniga piirkond. See oli täiesti moeasi käia Neste jaamas kohvikus kohvi joomas, sämbulaid söömas ja siis ilmtingimata seltskond, oli ta 2-liikmeline, 3-liikmeline, 4, siis pidi tol ajal see kohver mobiil olema seal laua peal. Et sul enam nagu toitu sinna juurde eriti ei mahtunudki, aga mobiiltelefon oli see. Ja siis oli väga oluline, kui sa said seal vahepeal ühe kõne teha veel. Kõigepealt tulid need kohvriga ja siis tulid need kännukad, need seisid laua peal, olid antennid püsti, see oli ka selline huvitav vaatamine. Aga see oli selline, kindlasti oli see selline tollel ajal, ütleme, selline kuum koht, kus niisugune tavaline inimene ikkagi pidi sattuma, siis ta oli nagu uhkemas kohas, kui olid, ütleme, siis mingid tavakohad, nii öelda. See oli jälle omamoodi staatuse sümbol selles mõttes, et sul oli Nestes kütuse ostmise kaart nagu, mäletan erinevates seltskondades seda juttu ja igatsus selle kaardi järgi, et oli niisugune omamoodi, jah. Meenutades Tartu avamist näiteks või siis eelnevaid jaamu ja ka hilisemalt avatud jaamu, siis tegelikult oli tolle aja jaama avamine, see oli suur sündmus. Puhkpilliorkestrid, linnapead, maavanemad lõikasid linti. See oli nagu sündmus uhkete söökide ja jookidega. Tänasel päeval tehakse tankla lahti, ta teeb lahti, paneb hinna ja müüb, aga siis oli see nagu tõesti omaette sündmus. Ja Tartu avamine just, kuna ma sinna läksin tööle jaama juhatajana, siis on see nagu küll hästi eredalt see korraldamine ja kõik see protsess meeles, et see kohvikute aeg sai ümber koos automaatjaamade tulekuga. Siis tegelikult kohvikute aeg läbi ei saanud päris, sellepärast, et siis me rentisime need äripinnad, kus meil olid endal kohvikud, need läksid siis partneri kätte ja partneriks on meil R-kiosk, oli siis ja on ka praegu. See on mul selgelt meeles, et see Soome koolitus oli igati positiivne, kui sa olid 2 kuud, olid seal Soomes kuskil tanklas tööl, nägid, kuidas see töökultuur on, siis tulid ise tööle ja siis ma mäletan seda, et inimesed lausa ehmatasid, kui tuli uksest sisse ja meil oli see Pärnu jaam oli selline pisikene tegelikult. Aga alati oli niimoodi, et tervita klienti esimesena ja kui inimene teeb ukse lahti ja juba sisenes, ütlesid talle tere ja vaatasid talle silma, siis osa inimesi ehmatasid ära. Sellepärast, et see oli nagu ootamatu, et niimoodi võis ka olla, et see oli, mulle jääb see meelde jah, et see teinekord pidid sellega ka ettevaatlikult. Päris huvitav hetk oli Eesti raha tulek, et meil oli, kuidas me selle raha kätte saime, kuidas me valmistasime ette nagu seda krooni tulekut seal, et kottidega tõime münte ja siis kõik oli ju varem valmis pandud, et sul oleks see raha hommikul, kui sa müüma hakkad, terve öö läks selleks, et kõik toodete hinnad ümber panna kroonidesse, siis kui sa hommikul tegid selle liigutuse ära kella 5 öösel, et nüüd on nagu näha, et kassa võttis uued hinnad vastu, et siis hommikul oli vahetusraha nagu sahtlis ja siis said hakata, nagu öeldakse, puhtalt lehed peale oma rahaga, et see on ka seda tausta, seda emotsiooni ma nagu ei meenu täpselt, aga mul on meenes, kuidas inimesed käitusid siis, kuidas maksma tulid, aga ütleme see, et see raha käitlemine alguses, see oli küll huvitav, et vaatasid need rahasid ja katsusid ja jagasid neid münte, seal nüüd oli sul mingi laud oli neid mündikotte täis, et see oli ka selline. Eredalt on meeles
ja see käis ka lehtedest läbi tollel ajal, mäletan, järjekorrad Järve jaamas, mis ulatusid tanklast välja, ütleme kuskil orienteeruvalt praegusel ajal Järve Selveri juurde, nii et mööda tee äärt autod seisid tundide kaupa, ootasid oma aega, millal saad tankuri juurde. Ja inimesed olid valmis seisma, see lihtsalt oli tollel ajal niimoodi, nii et no tänaseks on nii, et 2 kuu pärast saab 31 aastat, mis mind on kinni hoidnud. Meeskonna vaim. Aga ütleme, tegelikult on niimoodi, et kui ma mõtlen selle aja peale, et miks ma üldse tulin siia, ma tahtsin tulla ja see oli nii huvitav ja see areng, mis siin toimunud on, et sa oma silma ja oma käega oled tegelikult osalenud siin mingi 6-70 projekti tegemisel, erinevad muudatusprojektid, uued tanklad, uued asjad, et sul on kõik päevad on sellised, et sul ei ole kunagi igav hakanud, et siin on nagu iga päev on erinev.